No nii. Tere. Hea meel. Mida? Lõpuks. Teeme niimoodi. Me juba rääkisime sinuga, eks ole, aga nüüd для зрителей. Vaatajate jaoks teeme niimoodi, räägime uuesti nagu, mis värk on, millest me rääkisime nagu ja nii edasi. Ja ma olen näinud ka seda, et sa tegeled mikroasjadega. Räägi palun täpsemini, mis asjad täpselt need on, et saada igasugused ärid sul. See on mingi hetk ma elus otsustasin. Kõik, ma ei taha rohkem tööd teha. Mul aitab. Mis asi on tegelikult töö? Töö tegemine. Kui keegi praegu näiteks hakkaks vaatama ja mõtleb, et mingi laiskvorst, kes ei viitsi midagi teha, on ju. Aga saad aru? Aga mina otsustasin, et ma ei taha tööd teha. Aga siin tuleb nagu täpsustada seda küsimust. Et mis on sinu jaoks töö? Minu jaoks on siis, kui mina defineeriksin enda jaoks, kui keegi küsib minu käest, et mis on sinu jaoks töö, mina defineeriksin seda niimoodi. Töö on see tegevus, mida mul tegelikult teha ei meeldi. Näiteks ma lähen nüüd sinna hommikul kell 8 tööle, pool tundi kaotan sinna töö peale minekut, siis ma pean lähen sinna, teen seda tööd, mis mulle meeldis, mulle närvis, tulen koju, seal vahest on närvid läbi karjun seal naise peale või panen jalaga kuskile mingi diivani peale, tegelikult oli diivani tugev, et mul on jala ära. Aga sisuliselt see ei tähenda, et mulle ei meeldi tegutseda. Et see tegutsemine, mina nimetan seda niimoodi, et see on tegevus, mis mulle meeldib. Et selle pealt nagu siis teenida. Et see vahe, eks. Mis ma mingi aeg otsustasingi mingisugune 4 aastat tagasi, et tahan äri teha kõik. Et see on minu oma. See on minu tegevus, et mulle meeldi nagu käia nagu kuskil, kas see on mingid laotööd, ma võin seda tööd teha, laotööd, ehitustööd, ma võin seda teha, aga mulle meeldi seda teha. Ja sellepärast ma võtsin otsuse vastu. Vahet ei ole. Olen ilma rahata, söön leivakoorikuid, kuivanud leivakoorikuid. Vahet ei ole. Suharikuid nii-öelda. Vahet ei ole. Mina tahan teha äri. Ja niimoodi läkski asi lahti üldiselt niimoodi. Aga mis nagu meie omavahelisse suhtesse puutub, on ju. Et hakkasin siis otsima, kellega koos teha. Sest et tegelikult, kui ma hakkasin seda kõike tegema, kuskil 4 aastat tagasi, ma olin täiesti üksinda. Minul on selline sisemine probleem. Ma ei suuda üksinda teha. Miks? Ma ei tea. Mis takistab? Mind takistab ebakindlus. Ebakindlus. Et siis kui on töötajad juures, siis tuled tööle ja näed, et töötajad... Ei, sa ei pea nagu töötaja. Ma mõtlen nagu partnerit. Partner, jaa. Et kui mul on partner olemas, nii-öelda vahest oli lausa isegi niimoodi, et kui on vabad kõrvad olemas, umbes, et panen robot siia istuma, ma saan robotiga natukene rääkida, arutada, et siis ma saan nagu otsustada, et mis ma nüüd teen sedasi. Ei, päris niimoodi ei ole, et tahaks ikkagi nagu elavat inimest. Ja olin üksinda ja mul olid need ideed peas kogu aeg keerlesid, mingid ulmeideed, täiesti minu jaoks olid need tolle hetkel ulme. Sest ma ei ole seda kunagi teinud. Aga ma nagu nägin, et turul võiks tegelikult need asjad olla. Ka mingi internetisaadus on ja seal mingi veebiprogramm on ja ka siis mingisugused teised asjad, et miks neid ei ole, ma veel siiamaani nagu aru ei saa. Ja muidugi neid asju oli nii palju ja siis on vaja neid muidugi järjekorda panna. Mingisuguse järjekorda peab paika panema. Tihtipeale on niimoodi, et kui sa selle järjekorda, ma ei tea tegelikult kas tihtipeale või mitte, aga mina siis praegu kasutan seda sõna, et tihtipeale võib olla niimoodi, et sa paned mingi järjekorra paika, iseenda jaoks paned paika, ma teen täpselt nii ja nii, ehk selles järjekorras, 1, 2, 3. Aga kui sa hakkad nüüd seda 1, 2, 3 teostama, siis sa saad aru, et tegelikult sa teed 3, 1, 2. Et kolmandat asja hakkad enne tegema ja siis teise asja lükkad hoopis viimaseks ja esimese asja lükkad teiseks.
täpselt samamoodi on selle, kui sa teed mingid plaanid endale, eks, kui sa tahad midagi teha, tahad näiteks endale autot osta. Sa ütled endale niimoodi, et ma tahan endale aasta aja pärast autot. Sa hakkad julmalt tegutsema, koguma raha, tegema seda, otsima, on ju. Aga sa võib-olla ei leia endale aasta pärast, võib-olla ei saagi endale autot, saad endale aasta ja 2 kuu pärast. On ju. Aga sul on see timeline paigas. Ehk siis sa võid sinna timeline'i mitte mahtuda. Samamoodi on ka nendesse plaanide järjestusse. Sa võid nendesse plaanide järjestusse mitte mahtuda, aga sul on vähemalt plaan paigas. Kui sa võrdled ennast siis nagu inimesega, kellel pole plaani ja sul on plaan, aga see järjekord nagu muutub, on ju, siis mis on parem? Eks? No ja siis plaanid olid nagu mul nagu kogu aeg nagu peas keerlesid, on ju, tead kui vastik oli mul minna tööle, on ju. Mul olid siuksed minu jaoks sellised ideed, on ju, noh. Nagu julmalt tahaks teha, nüüd ma pean tööle minema, saad aru. Siin ma saan sinust hästi jälle. On ju, nüüd ma pean tööle minema, endal on siuksed mõtted, et maailma vallutavad ideed, lendan Marsile umbes nii, on ju. Noh, ja ma pean nüüd tööle minema, on ju. Ja siin on nüüd see otsuse moment, on ju, ma pean selle otsuse vastu võtma. Sina oma tööga anna andeks leia keegi teine. Aga tead, kui raske on seda teha. Hakkad mõtlema, kuidas ma homme telefoni eest maksan. Kuidas ma homme korteri eest maksan, kuidas ma homme seda teen, kuidas ma seda teen. Tõmba endale tuhu mõtled, et kuidas ma seda teen. Nagu mulle meeldib tuua näidet. Sõidad sinu elu, praegune tänapäeval elu on nagu autoga sõitmine 120 km tunnis. Paned igale poole. Ja nüüd kujuta ette, sa tahad enda elu muuta. Sa tahad enda elu muuta. Muidugi autos ei ole võimalik 100 kilomeetri pealt tagumist käiku sisse panna, aga kujutan ette, et on võimalik. Tõmbad tagumise käigu sisse ja lased siduri lahti, mis juhtub? Mis juhtub, kui kujutame ette niimoodi? Sul see hammasrattad saab käigukastis lihtsalt lendavad läbi mootori välja, on ju. Täpselt samamoodi toimub sul siin sees. Kui sa tahad oma rutiinset elu, millega sa oled kõige karjus, sa pead kõik ära lõhkuma. Et sina jääd ju terveks, on ju. Autorattad jäävad terveks, auto uksed jäävad terveks, šassii jääb terveks, ainuke asi, mis puruks lendab, on mootor. Noh, mingi osa võib-olla mootorist jääb ka terveks. Et sa pead siis nagu mootori välja vahetama, ehk siis pead välja vahetama oma elu rütmi. See on nagu otsad inimesed räägivad oma muljest välja minema. Komfortzoonist. Ja midagi uut hakata tegema. Tead, see väga palju omab tähendust sõnade kasutus. Kui ma räägin, et selliselt pehmelt, et ma peaksin minema välja komfortzoonist, see ei tööta. Liiga pehme. Aga sa pead ikka räägima räigelt, saad aru. Tagumine käik raisk sisse, mootor puruks, ja siis ma hakkan uuesti parandama. Et see sõnade kasutus nagu mõjub. Et miks ma selle sissejuhatuse rääkisin? Ma tegin selle otsuse lõpuks ära. Ma olen üksinda. Raha laaksul kohe otsas. Tegelikult päris otsas ei olnud. Ma ikkagi kogusin. Ma ikkagi igast palgast panin seal 15-20% kõrvale alati. Stabiilselt panin kõrvale. Selle jaoks, et ma ei taha rohkem tööd teha. No, eesmärgiga, et ma saan 4 kuud ilma tööta hakkama. No ja niimoodi kogusin. Sain mingisuguse raha kokku, eks. Ja siis tegin selle otsuse, võtsin vastu, et kõik, mul oli muidugi omad meetodid, kuidas ma nagu kõrvalt vaikselt teenin nagu, et teen mingi transporditeenust seal eraviisiliselt ja niimoodi, et nipet-näpet vähemalt midagi oleks mingisugust raha, eks. Aga see ei olnud ka mingisugune stabiilne ja kindel sissetulek nagu lihtsalt oli. Ja ma võtsin selle otsuse vastu. Kõik, nii on ja kõik. Tead, palju inimesi ütlesid, Andres, sa oled hull. No aga teistmoodi ei saa. Ei saa. Kui see ei ole hull, siis ei saa. Täpselt nii ongi. Ja mõte on see, et siis kuskil 2 aastat tagasi hakkas kogunema see kogemus. Kuidas asju ajada? Võib-olla minu meetmed ei ole õiged. Võib-olla seal
kui näiteks kuskil ärikoolis või kuskil õpetatakse, et need meetmed peaksid olema teistsugused. Võib-olla mu meetmed ei ole õiged, aga mind see ei huvita. Point on praegu selles, et 2 aastat on möödas ja mul need asjad, mida ma olen tegema hakanud 2 aastat tagasi, need töötavad. Fakt on see, et kui keegi hakkab rääkima, et niimoodi ei ole õige teha alustada äri, siis ma ütlen sulle, sorry mees, sina ütled, et nii ei ole õige, aga sa töötad ikka edasi. Mina tegin nii, kuidas ei ole õige, aga mul need asjad on valmis. Et siis nagu, mis see võrdlusmoment on? Ja nüüd siis tähtis osa kõige selle äri alustamisel oli see, et kuidas sa otsid inimesi. Kuidas sa suhtled inimestega. Kuidas sa lood kontakti. Ja mul oli sisuliselt 5 teemat päris alguses. Mõlemad olid seotud, kõik siis 5 olid seotud teatud etappidega peab ära täitma, aga esimene etapp oli tegelikult minul tolle ajal 2 aastat tagasi mõeldud selle teostamiseks, mida ma tahan sulle pakkuda. Et sa meiega hakkasid koostööd tegema. Et miks ma rääkisin sellest 1, 2, 3 järjestusest? Et tegelikult see teema, mida ma tahan sinule pakkuda, et sa meiega koostööd teeksid, oli tegelikult esimene teema. Lõpuks kujunes lihtsalt niimoodi välja, et ta muutus siis 3. või siis praegu kolmandaks, ütleme niimoodi. 3. teemaks kujunes välja. Et ma töötasin kunagi varustajana ehituse peal. Ja ma nägin, mis jama seal toimub. Täielik korralagedus. Kuidas, mitte korralagedus, mitte selles mõttes, et kõik on niimoodi pilla-palla, üks asi on siin, teine seal. Aga et seda kõik on võimalik efektiivsemaks muuta. Ja mis siin on siis nagu tähtis, et ma ju ei ole programmeerija. Ma tahtsin, et loome ühe programmi, mis hõlbustaks tellimuse tegemist. Et me nagu ei müü midagi, aga on programm, kus ehitusettevõtja saab kiiresti tellida seda kaupa, mida tal vaja on. Mis mõttes sa räägid üldse? Selles mõttes, et näiteks kui mina teen betoonitöid, kas mul on tapeediliimi vaja? Ei ole. Eks? Mina olen kuskil poes on mul mingisugused head kliendilepingud. Eks? Niimoodi. Et tavaliselt ma ostan sealt poest. Ja mul ei ole tapeediliimi sealt poest mitte kunagi vaja. Mul on teatud kaubad, mida ma ostan sealt. Mul on teatud kaubad, mida ma ostan sealt ja mul on teatud kaubad, mida ma ostan sealt. Erinevatest poodidest? Erinevatest poodidest. No näiteks mingid asju, näiteks kilti asju ei saagi eriti mujalt. Näiteks. Siis Decoras on mul näiteks, Decoras on mul hästi suured allahindlused. Kui minul nagu ettevõtjale, kui ma olen nüüd kliendilepinguga, mul on maksetähtajad, et ma ei pea kohe nagu välja ostma. Sest et meie ju ei müü midagi. Aga kujuta nüüd ette, et kui nüüd see objekti juht istub nüüd ja iga päev siis nagu tellib ja kirjutab, mul on vaja haamrit, mul on vaja loodi, võta nüüd. Ta kirjutab, ta ju ei ütle, et loodi, ta kirjutab lood, seda on võimalik kõik ühe kliki kaugusele viia. Et sa ei pea midagi kirjutama ja sa ei eksi mitte kunagi. Sina ei eksi ja siis see inimene, kes sulle toob, ei eksi. Okei. Keegi siis palju oli mul selliseid vastaseid, kes ütlesid, et poed toovad ise kohale. Okei, las toovad. Mul tuleb iga päev 4 poest kaupa. Ma pean iga päev siis 10 minutit kulutama sellele, et ma tulen sealt objekti pealt kuskil alla ja mu mõtted lähevad mujale. Ma kirjutan selle allkirjal alla ja võtan kauba vastu. Jälle pool tundi läinud. Palju maksab pool tundi täna? See pool tundi võib nii palju maksta. Mõtted lähevad mujale. Mis segab? Segab, muidugi. Ta viib su mõtted mujale. Ikka tahaks ju niimoodi, kähku teed tellimus ära ja ühe korraga tuuakse kohale. Ja mina nägin seda lahendust, kuidas seda võimalik teha. Ja mis ma teist tegin? Ma ju programmeerida ei oska. Läksin polütehnikumi, läksin direktori juurde, küsin, kus teil siin programmeerijad on? Ta ütleb, et jumal lambist läksin. Ma isegi ei teadnud, kas nendel programmeerijatel on sel päeval üldse tunde. Ma ei üldse midagi teadnud. Ma lihtsalt läksin sinna, ma teadsin, et seal õpetatakse programmeerijaid. Ja läksin siis sinna, uurisin välja, seal on nüüd tund. Läksin klassi sisse tunni ajal. Küsisin, et hei, kes tahab raha teenida? Juba kooli pingist nagu.
see kaks vene kutti tõstsid käe, ütlesid oo meie. Ütlesin okei, ma ootan teid siis vahetunnis, et ootasid on mingi 45 minti on ju. Et seal on need paarid on ju, et siis see poolest tundi on ju noh. Et ootasin, tulid välja, rääkisime, kohe tegime kokkuleppe. Kohe oli diil paigas. Nii. Aga mul ju raha ka ei ole ju selle jaoks neile maksta. Aga ma olin eelnevalt juba ühe oma vana tuttavaga rääkinud sellest kõigest teemast. Ta ütles mulle niimoodi, et kui sa leiad normaalse programmeerija, ma annan sulle raha. Nagu investori? No umbes jah. Ja siis me leppisime kokku, kuidas me seda raha nagu, või siis kuidas me nagu seda firmat pärast jaotame ja hakkasime tegema. See kutt lõpuks andis mulle, noh sõber, ütleme niimoodi või noh, ei saa öelda ka sõber, no ütleme niimoodi väga hea tuttav on ju. Kuskilt andis mulle lõpuks 3300 eurot kokku, umbes niimoodi. Ja üks nendest programmeerijatest, kes lõpuks nagu jäi tegema, see oli siis, ta on väga tark, me siiamaani töötame koos temaga. Ta praegu läks küll sõjaväkke 2 nädalat tagasi aastaks, aga me ikkagi töötame temaga koos. Ta oli nii tark, et ta ei jaganud sellest ehitusasjadest mitte midagi, aga kujuta ette. Iga kord, iga asi, pärast esimest kohtumist, iga asi, mis ma temaga rääkisin, ta alati küsis minu käest enne seda küsimust, kui mina jõudsin küsida. Ta oli kogu aeg must sammu ees. Kogu aeg oli sammu ees. Ma tahan öelda, ta juba küsib, aga kuidas see asi? Mul on ju nimekiri valmis. Saad aru, mul on nimekiri valmis, millest ma pean rääkima. Juba tema räägib seda. Juba tema räägib sellest. Ja täpselt samas järjestuses, mis mul paberi peal on. Õiged meestlist? 17 aastane. Nii, no hakkasime siis tegema ja nüüd juhtuski see asi. Mina mõtlesin niimoodi, et see asi, kuhu ma tahan, et sina tuleksid, oli sisuliselt mõeldud selleks, et finantseerida neid teisi asju. Noh, ehk siis seda varustame ja järgmise asju. Aga lõpuks me saime ikkagi niimoodi, et ma sain selle raha ja siis see jälle kord nagu muutus ja me saime hakata looma seda programmi. Eks? Mis selle nime on? No tollal panime varustame.ee panime selleks nimeks, aga nüüd see nimi muidugi muutus. Mis siis sai? Sai siis selline asi, et ta kirjutas selle valmis. Ideaalselt töötas. Kõik nii nagu tahtsime. Aga probleem oli selles, et oli ainult arvutis. Ainult arvutis. Telefoni versiooni on. 2 ettevõtet kasutas seda. Ehk siis need 2 ettevõtet, kellele ma palusin seda kasutada, ma lubasin niimoodi, et kui tulevikus see programm saab valmis, nemad saavad igavesest ajast, nii kaua kui nende firma eksisteerib, saavad seda programmi tasuta kasutada tulevikus. Sest nad olid nagu, noh, temad läksid ka ju mingisuguste ebamugavuste peale välja, ma lihtsalt tahtsin testida, kuidas ta reaalselt nagu töötab. Lõpuks tuli välja niimoodi, et töötas ideaalselt, aga ei meeldinud see, et on ainult arvuti versioon. Noh, ei saa alati nagu arvuti taga istuda, aga muidu väga hästi, väga meeldis. Ja tekkisid mingi aeg tekkis siis selline murdumishetk, et see programm sai valmis, aga ehitusettevõtted ei võtnud seda vastu sellepärast, et ta on nagu ainult arvutis. Nad tahtsid äpi telefonis või? Jaa. Nad tahtsid seda, et oleks mitte äpina, aga nad tahtsid, et oleks nagu veebiversioonina telefonis olemas. Ja siis tekkis see hetk, et kus kõik läks katki. Me käisime igal pool seal startup inkubaatorites, kaleidoskoobis, erinevates kohtades, eks. Kõik ütlesid niimoodi. Ei huvita. Nad ei näe kasu. Ja sellepärast see on üks põhjus, miks ma investoritega ei viitsi rääkida. No eriti. Nii kui ta hakkab mul mingit jama ajama, ma ei viitsi taga rääkida. Ma ütlen sulle miks. Näiteks sa mängid aktsiaturul. Näiteks. Ostad endale Facebooki aktsiaid või siis SpaceX'i aktsiaid. Ja aktsiad kukuvad. Kolinal kukuvad. Kas SpaceX hakkab sulle mingi garanteerima, mingi oma kvartaliga hakkab garanteerima, et sa ei kaota oma rahaga? Muidugi kaotad. See ongi risk. Samamoodi need investorid, kes tahavad mingisugust garantiisid. Kuule, mine mängi aktsiaturul ja mine vaata, mis garantiisid sa saad saada. Mis garantiisid sa saad saada? Kukub kuradi kulla hind kolinal alla, kolinal kaotad oma pappi ka. Ja mingid garantiisid ei saa.
et näiteks kui ma tõin selle Elon Musk'i tõin näiteks, Zuckerbergi tõin näiteks ja tõin kulla hinna näiteks, siis kahe puhul nagu Zuckerbergi puhul ja siis Elon Musk'i puhul sa tegelikult investeerid inimesesse, mitte sellesse projekti. On ju, sa investeerid tema sõnadesse, mis tema sulle lubab. On ju, sa usud tema sõnu ja tema sõnade pealt või siis selle pealt nagu ka aktsiad, siis nende hind on ju mängib. Kui sa räägid mingit lolli juttu kogu aeg on ju, siis või teed mingisugust jama korraldada, siis aktsiad kukuvad on ju. Ja nemad võib-olla teevad seda spetsiaalselt on ju, kes targemad inimesed on, saavad sellest aru on ju. Ei hakka seal kähku laginal neid aktsiaid ära müüma on ju. No. Ja samamoodi on siin, et tihtipeale investorid tahavad mingit garantiisid, üldiselt me ei saanud raha. On ju. Ja siis ma mõtlesin, et kuidas nüüd ilma selle rahata edasi teha. No ilma rahata tegelikult sa ei tee edasi, sest inimesed tahavad palka saada, kontorist on vaja maksta, seda on vaja teha. Ja siis ma tulin sellise mõtte peale nagu hakata tegema eeltööd tuleviku jaoks, et ta praegu juba hakkaks tööle, et tulevikus ta tooks mulle kasu mingisuguse 5 aasta pärast. Aga et ta mulle hakkaks 5 aasta pärast kasu tooma, ma pean seda praegu tegema hakkama. Ja me mõtlesime välja sisuliselt okidoki alternatiivi. Lehekülge. Jaa, tööjõu vahendamist. Juhutöö vahendamist. Mõtlesime välja selle alternatiivi, aga raha ju ei ole. Ja siis nagu idee on paigas, raha ei ole. Ja hakkasingi niimoodi eraviitsiliselt inimeste juures käima, investorite juures. Ja usu või ära usu. Mu naaber andis mulle 2500. Lihtsalt andis ja kõik. Isegi me ettevõtet ei vormistanud. Loomulikult kandsime selle ettevõttesse. Alar Tamming andis 7000. Teine üks tuttav andis mulle 1000. Ja tead, see õpetas mulle ühte väga tähtsat asja. Sa ei pea olema ladusa jutuga. Sa ei pea olema ilusa keelega. Kes sa räägid hästi ladusalt, teed mingi graafikud seina peal. Alar Tamming ütles niimoodi, okei, mulle meeldib see teema. Saad aru? Niimoodi. Tähendab, pointi ei ole, kuidas sa räägid, aga ma mõtlen nagu kui professionaalselt sa räägid. Jaa, kui selge sa oled lihtsalt. Mida sa teed on ju, et kui hästi sa oskad nagu lihtsalt nagu olla inimene. Mis sul on? Jaa, kui... Näidata anda. Ja andis meile 7000 ja mitte sentigi me ei ole kulutanud niimoodi, et ma ei saaks talle öelda, kuulge toi, et ma lasin su raha kuskile niimoodi, et enam toode ei ole valmis. Meil on kõik asjad valmis. Me muidugi selle raha paigutasime, ostsime kaubiku, tegime veel mingid asju ja siis maksin sellele programmeerijale palka. Muideks seda sama asja, millest ma praegu rääkisin, hakkas kirjutama see programmeerija, kes kirjutas arvustama. Sama. Jaa. Poiss. Jaa, sama poiss. Nii, hakkas kirjutama. Siis, aga mul sees ei andnud ikka rahu see varustamisteema. Ikka ei andnud rahu. Gino Ladin juba hakkas juba võtma mingisugust kuju, on ju. Paberi peal ja juba programmi värgis hakkas olema juba nagu paberi peal valmis. Et kuidas me hakkame tegema, mis peab olema, kus peab olema, eks. Ja Gino Ladin, see on okidoki alternatiiv, siis kes tahavad mingit juhutööd teha, neil on mingit transporti äkki, kes oskab küüsi teha, kes on juuksur, on ju. Et tuleb kellelegi koju või talle tuleks või massaaž või koera jalutada või mida iganes. Sinna tuleb sisse minna, vaadake autoremont näiteks on ju, või siis transporti või kokka koju on ju, et kõik on seal nagu olemas. Et sisuliselt, et see Gino Ladin peaks praegu töötama autonoomselt. Praegu ta juba töötabki autonoomselt. Et ta sai selle programmi valmis ja läks sõjaväkke. Aga see varustamisteema aasta aega tagasi, praegu sellest juba aasta möödas, ikka mul ei andnud rahu. Ja ma leidsin ühe teise kuti, läbi teise kuti, keda andis mulle veel teine kutt. Saad aru? Ei saa, ma ka ei saa. Üldiselt oli niimoodi. Kirjutasin Facebooki, et otsin programmeerijat, aga vingujaid ei viitsi. Vingujatega ei viitsi rääkida. Ja siis
siis mingi Kohtla-Järvelt mul üks kutsehariduskeskuses klassiõde ütles mulle, et ütle sellele poisile, et sa otsid, ütle, et mina andsin talle numbri, et sina otsid programmeerijat, et tal on üks programmeerija on ja siis ma kirjutasin sellele kutile, siis see kutt ütles mulle, et tal on üks programmeerija, see programmeerija oli Lätis, tema hakkas seal midagi programmeerima, siis tema ütles, et tema saab ainult 1,5 kuud tööd teha, on ju, et tal rohkem minu peale vaba aega, siis läbi selle kuti ma sain 4. kutiga tuttavaks, on ju, ja siis ma niimoodi siin inimestega suhtlesin ja lõpuks leidsin Sergei. See on täpselt samasugune geenius nagu see eelmine. Täitsa pekkis, noh. Kujuta ette, nüüd on see varustamine ka valmis. Muideks täna sai valmis. Täna on valmis. Nüüd on see teema, et selle jaoks programm on valmis, hästi keeruline programm on ju. Et ta on nagu turu peale tulemiseks valmis, aga selle jaoks, et turu peal nagu seda käiku lasta, meil on raha vaja. Mille jaoks? Marketing, vaja palka maksta endale kas või. Et bensiinikulud, kontorikulud, käia poodides, leppida kokku inimestega, suhtlema rohkem ja nii edasi. Ja sellepärast me hakkasime tegutsema selle soojakelamute teemal. Nagu see, mis pidi olema esimene, muutus nagu 3. Ja selleks ma tahtsin üle ja selleks on olemas siis... Ja selleks on olemas vot see. Ja mis nüüd on? Et ma tahtsin, samamoodi hakkasin Facebookis otsima inimest. Ja siis mille peale nagu sina siis nagu reageerisid ja siis me hakkasime nagu suhtlema, sulle hakkas ka see teema meeldima. Ja nii ma olemegi nüüd siin laua taga on. Täpselt samamoodi ma otsisin ka teisi inimesi, täiesti tühja koha pealt, palju suhtlemist on vaja, eks. Sest mina tegelikult programmeerimisest mitte midagi ei jaga. Ma ei jaga mitte midagi, aga 2 programmi on valmis. Need vennad on väga kindlad, kuidas selle varustamise teemaks varustame.ee jaoks. Praegu tema nimi on Ginex. Miks Ginex? Mulle meeldib Jack Ma, eks see, kes tegi selle Alibaba Corporationi. Tema pani selle Alibaba nimeks sellepärast, et kes ei tea muinasjutu Alibaba ja 40 röövlit. Mina panin samamoodi Jin Aladin. Et Jin on see, kes teeb tööd ja siis seda, mida Aladin tahab. Ehk siis Jin teeb seda, mida Aladin tahab, sellepärast paningi Jin Aladin. Aga kuidas nimetas oma veebipoe Jack Ma? AliExpress. Ehk siis Alibaba, AliExpress. Jin Aladin, Ginex. Ehk siis Ginex. Aga me tegime lühemaks, et ei peaks hästi pikalt kirjutama. Tegime Ginex. Et sama loogikat järgisime nagu Jack Ma. Vahest tuleb võtta ka suurte inimeste käest eeskuju on, mitte vahest, aga pidevalt. Nii. Ja siis vahepeal, kui seda Jin Aladini kirjutati, kui see Alar Tammiga andis raha, siis naaber andis raha ja siis mul üks tuttav andis raha. Et siis kokku kuskil, seal nipet-näpet oli kuskilt veel, enda raha panime sinna alla. Üldiselt meil oli tolleks hetkeks saime kuskil 12 000 eurot kokku. Muidugi läksid kohe kulutused, mul tekkisid siin juba mingisugused võlad tekkisid kontori eest ja siis me ostsime kähku kaubiku ja siis kõiki nipet-näpet siin neid mingid monitorid, kõik asjad, mingid lauad, mingid mööblivärkid, kõik oli vaja siin osta, tahvlid, värgid on ju, palk oli vaja hakata maksma on ju. Ja sest et see nii kaua, kui me vormistasime seda plaani, seda projekti, mis see Jin Aladin peab endast kujutama, et see peab olema, meil oli mingi konkreetne plaan, see peab olema hästi lihtne. See peab olema nii lihtne nagu lapse raamat. Kui ütleme seal Victor Hugo seal raamatu kõrval peab see olema nagu mingi laste raamat. Sama võrdlus, see peab olema niivõrd lihtne kasutada. Ja tegime seda plaani ja siis Alekseiga vaidlesime selle asjad läbi, tema ütles, et see asi teeb just keerulisemaks ja hästi palju on. Ja samal ajal siis me saime
saime siis ühe tellimuse, et korraldada klaastara korjamist. Kus? Mis mõttes? Üle Eesti. Klaastara korjamine? Jaa, klaastara, need pudelid, mida vastu ei võeta. Noh, Coca-Colat on ja Fantat ja siukseid asju võetakse, no seal on teisi ka on mingeid asju. Aga just neid mingid šampused, veinid ja siuksed pudelid. Et lihtsalt otsida kliente, mitte et me ise korjama hakkame. Ja siis me mingi 3 kuud otsisime ja siis saime nagu selle organisatsiooniga nagu lähemalt tuttavaks ja lõpuks me hakkasime ise seda klaastarat korjama. Noh, järel käima, see on sama kaubikuga, sellepärast me selle kaubiku ostsimegi. Sellepärast, et see klaas pidi meil nagu pidevalt sisse tooma. Nii. Et nüüd on põhimõtteliselt niimoodi, et see klaas on meile täpselt nii palju sisse toonud, et me oleme nullis. Et see kaubik ja kõik need asjad ostsime, kõik see tasus ennast ära. Ja no nüüd ta juba toob siis plussi natukene. See pluss ei ole suur, aga ta on. Ja siis selle pealt me saime nagu hakata ka planeerima seda Ginex.eu-d, seda varustamisteemat. Ja nüüd on selle varustamisteemaga on ka aasta möödas. Tead, kui me nüüd selleks hetkeks teeme veel, kui me selle Alar Tamminguga kokku saame. Üks asi veel. Alar Tamming andis meile raha ja ütles meile niimoodi. Aasta aega ma ei taha sinust midagi kuulda. Ma ei taha, et sa mulle kirjutad. Ma ei taha, et sa minuga räägid ja ma ei taha mitte midagi. Mind ei huvita. Me vaatasime niimoodi, normaalne, aine. Saad aru, andis meile raha ja andis vabad käed. Sellepärast, et ta panustas meie meeskonda, mitte sellesse teemasse. See, kuidas me raha, ma ju ütlesin nagu, me ju ei pannud otse, kõike seda raha ei pannud otse sinna programmi. Eks, et seal oli mingid kõrvalkulutused. Aga fakt on see, et see, mis me lubasime, programm on valmis. Meie eksisteerime, toode on olemas, toode töötab, eks. Ja tead, kui hea oleks nüüd minna, nüüd hakkab aasta mööda saama, varsti. Hakkab aasta täis saama, et tead, kui hea on minna Alar Tammingu juurde ja öelda talle on valmis. See, mis me lubasime. See, et sa andsid meile raha, tõi meile raha sisse, me saime selle asja. Sellepärast, et me saime selle asja, saime tutvuvaid nii palju, et me saime selle asja. Ja kui palju ta meid usaldama hakkab? Päris palju. Anja, kui me toome talle kandiku peale ette, näed, sa andsid meile raha, panid aluse selle jaoks. Tegelikult te tegite rohkem, kui oli vaja. Rohkem, kui oli vaja. Palju rohkem. Palju rohkem, eks. Ja see ongi see sama asi, nagu see panustamine inimesesse. Et loomulikult oleks esimest korda elus nägi meid. Esimest korda elus. Me olime meile teile kirjutanud. See ongi investeerimine. Nagu ta ühes oma raamatus ütles. Nagu Alar Tamming ühes oma raamatus ütles. Väga hea lause. Ja kujuta ette, kui kunstnik homme otsustab, tal on raha on ja homme otsustab, ma olen nüüd lähen aktsiaturule aktsiaid ostma, mul vaist, mul tunnetus ütleb, et need aktsiad peaksid tõusma. Aasta pärast on kohtutäiturid majas ja võtlevad kõik asjad ära. Kust kohast, kuule kunstnik, sul tekkis tunnetus, et äris võib niimoodi minna. Kust kuradi kohast sul tekkis see tunnetus, mees? Saad aru, sul võib kunstialasest oled proov. Seal sul võib tunnetus olla, et see maal maksab nii palju, hakkab maksma nii palju. Aga ärimehel, kui ärimees ikkagi on, siis temal ju on, kui tema ütleb, et jaa, mul on tunne, et see mees, sellest mehest saab asja. Siis tema, kui ta on juba terve elu nagu äri teinud, siis tema ikka juba tunnetab teist inimest, kuidas tema jutu poolest, tema käitumise poolest, eks. Ja nüüd see teema, kuhu me tahame sind nagu sisse tuua. See on nagu võtmeteema. Sellepärast me kiirustame natukene. Mis ta on võtmeteema? Sellepärast, et me tahame Alarile näidata, et me oleme tegijad, et me suudame, et me oleme võimelised ja et kui ta, et me oleks nagu heas valguses ja nagu heas, suhtuks meisse hästi nagu, sest et ikkagi sa ei tohi maha magada selliseid võtmemomente, mis võivad sinu elule maksta väga suurt plussi või väga suurt miinust.
kujuta ette, kui ma tuleksin tema juurde aasta pärast või kirjutaks talle üldse, tuleksin tema juurde aasta pärast, ütleksin, et sorry mees, ma lasin su raha pendikupotist alla. Mitte midagi valmis ei saanud. Aga tema ei olnudki kursis, kus see raha läheb ja nii edasi. Ta ei tea mitte midagi. Ma olen talle proovinud nagu selgitada, ta ei viitsi kuulata. Ta on mulle mitu korda kuulnud, sorry, me leppisime kokku juba. Saad aru? Mul naaber andis 2500 eurot. Ja tead mis ta? Küssiga peab, jah? Ei. Ma koputan ukse peale, et kuule mees, tuleb muga rääkima, et ma tahan sulle näidata. Mul pole aega. Saad aru? No tuleb välja, et sa rääksid. Ma üritan talle helistada. Sa rääkisid niimoodi, et nad usuvad terve aastasse. Terve aasta, et niimoodi nagu sa rääkisid, terve aasta läheb. Ma koputan naabri ukse peale, ta on mul naaber. Tema peaks käima minu juures, tema andis mulle raha ju. Kuule, kuhu sa mu raha kulutasid, on ju? Mina käin tema juures, kuule, et helistan talle, kirjutan sõnumi, et näe, ma tegin selle asja välja. Ma saadan talle mingisuguseid neid Google Analytics tulemusi, on ju. Ta isegi ei vasta mulle. Saad aru? Andres, kui sa praegu istud sama koha peal, siis kui sa tahad midagi öelda, me saame seda ära lõigata vabalt. Ma tean. Jaa, ma lihtsalt vaatasin, et sa tegid niimoodi ja ma arvasin, et sa tahad öelda sellega midagi. Ei. Ei? Vahel. Ja mõte on see, et siit lähme siis edasi praegu. Mõte on see, et meil on palju äriplaane, eks. Meil on palju neid selliseid mõtteid, kuidas saaks teha meile sellist reklaami, mis töötaks kaua. Siis me saime lõpuks teada suhtlemise peale, et sa oskad kasutada ka neid jooniste tegemisprogramme. Ja sellepärast me väga vajame, et kui sa ise oled nagu nõus ja tahaksid, on ju. No hinda nagu selles suhtes nagu meie meeskonna järgi, et me räägime, et näed, et me oleme selle asja valmis teinud. Või kuramus, ma unustasin ära öelda. Et kas ma rääkisin sellest, et see klaas nagu on meile püsivalt nagu sisse toonud? Jaa, nullil läks alguses, pärast läks... Okei. Siis ma sellest rääkisin. Et selles mõttes, et nagu me oleme selle klaasiga nagu stabiilselt tegutsenud, on ju. Et meil on meeskond stabiilne, eks. Et sa oled nagu meie meeskonnaga ka videovahendusel nagu koosolekutel koos olnud, eks. Kuulad, kuidas me räägime, mida me teeme. Et sul on nagu ikkagi mingisugune kujutlus nagu olemas, et mida me endast kujutame. Aga ma kohe ütlen, raha meil ei ole. Meil on vaja see Sojaku projekt valmis saada. Ja sellepärast ma nagu pakungi sulle, et tule meie projekti sisse. Et oma siis oma töö kõrvalt õhtuti. Meil on vaja mingisuguseid asju lahendada, mingeid jooniseid teha, eks. Et nendest me räägime muidugi hiljem, nendest jooniste asjadest, eks. Kõigepealt ma pean tahvli peale sulle joonistama, et mida me üldse tahame, mida see endast üldse ette kujutab, eks. Aga ma lihtsalt tahan sulle pakkuda. Nagu pakkus Robert Maigile, eks siis Robert Kiyosaki raamatust Vaene isa, rikas isa, on ju. Robert ütleb Maigile, et kuule, hakkame äri tegema. Maik küsib vastu, sul raha on või? Ta ütleb, et ei ole, aga kas sa tahad mu partneriks hakata? Sama teema siin. Tegema mingid... Ja mingid müntse seal hambapasta tuupidest ja et sisuliselt nagu 9-aastastele poissidele mingi ärisoon sees, et kui raha on või ei ole, aga tahad mu partner olla. Et meil on praegu hetkel nagu sama olukord. Et me saaksime selle projekti kindlasti valmis. Selles suhtes, et selle projektil on väga suur perspektiiv meie meeskonna arvates. Et mina üksinda ei arva niimoodi. Meie meeskonna arvates ehk siis Jevgeni, Aleksei, minu abikaasa, Sergei ja... Kes me veel on? Sina. Mina. Okei, ma ennast unustasin ära. Et meie 5 arvates on nagu sellel väga suur tulevikku. Miks pärast? Esiteks selle toote hinna pärast. Ja teiseks selle toote lihtsuse pärast. Et kui lihtne see toode on. Mis mõttes lihtne? No selles mõttes lihtne, et teda on transporti nagu hästi kerge. Teda võib paigaldada igale poole. Kuhu tahad, sinna paigaldad. Ja seda on võimalik hästi kiiresti kokku panna. Sa ei pea selle jaoks olema spetsialiseerunud inimene.
oskad mutrivõtid käes hoida, naabrimees on olemas, panete selle paari tunniga kokku. Me räägime ikka sellest suurest konteinerist. Ei, me ei räägi konteinerist. Jaa, ei, selles mõttes, nii suuruse mõttes kokkuvõttes jaa. Aga ta on üleni puidust. Seal on, nagu mina praegu ette kujutan, meil ei ole ju paberi peal mitte midagi valmiseks, aga nii nagu mina ette kujutan, seal on nii-öelda võtmehetked, mida tuleb siis nagu kasutada, et see konstruktsioon, puidust konstruktsioon oleks pikaajaliselt stabiilne. Kes puitu hakkab märjaga, külmaga, kuumaga, kuivaga, hakkab mängima. Aga seal on mõned nii-öelda siis need võtmehetked, mida oleks nagu kasutada, et need ilmastikutingimused nii palju ei mõjuks talle. Eks et oleks nagu vähemalt püsiks vastu mingisugune 6 aastat, 6-7 aastat rahulikult. Seal on teatud võtmehetked. Ja muidugi, kui nagu meil jutuajamise käigus tuli välja, et sa oled nagu mööblit teinud ja oled disaininud ja oskad neid siis AutoCAD ja siis neid programme kasutada on ju, et siis muidugi tuleb neid momente nagu läbi mõelda, et võib-olla on sul mingid mõtteid, et mis tuleks teistmoodi teha või kuidagi tuleks teistmoodi teha või siin või seal, eks. Et see on omaette küsimus, see on üldse omaette küsimus. Küsimus on praegu tegelikult selles, et üldpilt, millest me rääkisime, on sul selge ja kas sa tahad sellest projektist kaasa lüüa? See on nagu see teema. No muidugi mul on huvitav. Vaata, mul on huvitav, me kohtusime, siis me läksime rääkima ja mida me teised tööd tegime enne seda nagu videotega ja nii edasi. Ja siis mul on huvitav, muidugi. Huviline. Okei, mina pakun sellist asja, et siis nii-öelda mäletad, ma rääkisin meie siis nagu selle vestluse alguses sellest timeline'ist. Ja. Siis minu praegu pakkumine on see, et need asjad varustame meile valmis või siis see Ginex, eks. Gina Ladin on valmis, kõik töötab. Otsingu website. Ja otsingu website. Ja nüüd on siis see asi, et me peame kähku tegema valmis selle prototüübi. See on tähtis. Ma leian selle jaoks... Selle Maia, kes on? Jaa. Mis ta nimi oli? Mis oli? No nimetame Soojak elamu. Soojak elamu. Mul ei ole seda... See tähendab siis, et seal saab ise elada? Jaa, muidugi. Ta peab olema... Ta tulevikus... Talvel ka? Jaa, ta tulevikus peab olema hästi universaalne. Praegu me tahame seda prototüüpi nagu valmis saada, eks. Ja siis tulevikus nagu seal on nagu moodulite vahetamisega, 1 mooduli või 2 mooduli vahetamisega on võimalik nagu teha sinna kas dušinurk või juurde lisada dušinurk, WC, kuidas tahad. Sa võid teid 2-kordse panna, sa võid 2 kõrvuti panna, et ta suurem oleks, et sa ei peaks mahtuma nende ehitusnõuete sisse. No ehituslubade sisse. Sa ütlesid moodulid. Mis sul peas on, missugune ettekujutus, räägi täpsemini moodul, mis tähendab moodul? Ma pigem nii ei ütleks praegu. Ma ütleks pigem niimoodi. Tingimus on see. Tingimus. Ta peab olema kiiresti lahti võetav ja kokku pandav mitu korda, mitmeid kordi. Nagu Lego. Nagu Lego. Nii. Teine asi, ta peab mahtuma kaubikusse. Missugusesse? No Ford Transit näiteks. Tavaline Ford Transit. No mitte väiksendatud Ford Transit, aga siuke tavaline on. Nagu need, või siis seal, ma ei tea, see Peugeot Boxer. Ta peab sinna sisse mahtuma. Mõte on see, et sa ei veaks õhku. Et kui sa vead nagu maja on, siis see on õhku. Jaa, siis sa vead õhku on. Et siukest momenti ei tekiks. See moodul nagu paned kokku nagu puitlaod. Jaa, mitte ei ole niimoodi, et kui sa laod nagu, et siis on mingisugused hinged, et sa pead niimoodi kokku panna. Ei, nad käivad täiesti lahti. Niimoodi eraldi, nad peavad täiesti eraldi käidavad olema. Niimoodi, et vähemalt minusuguse kehaehitusega inimene jõuaks seda tõsta või liigutada või tõsta. Ma ta peab olema mobiilne igas mõttes. Igas mõttes. Tahad panna metsa, paned metsa. Mis on valmis teil muidu? Joonist ei ole, eks ole? Ei ole. Ei, on. Mingi joonis on selles suhtes selline visioon olemas.
Visioon on ja selles suhtes 2D variant on olemas. Visioon on olemas, 2D joonis enam-vähem on olemas. Nagu saab ette kujutada juba ja vaadata selle peale. Aga kas reaalselt, füüsiliselt on midagi valmis teinud, absoluutselt mitte midagi, okei. Põhimõtteliselt ainult ette kujutus, siuke jõhker. Täpselt nii on, jah. Pomm, jah. Ja ma olen 100% veendunud, et sellest saab turupomm. Sellepärast vaata, näiteks mingisugune majutusteema. Tahad pakkuda majutust? Aine? Peipsi järve. Näiteks. Kõrval. Ja, aga mis tekib olukord? Sa tahad näiteks 12, ma nimetan konkreetse numbri, sellepärast, et ma olen selle välja arvestanud. Sa tahad näiteks 12 tükki viia sinna korraga. 12 sukest nagu soojakelamu taolist, nagu nii-öelda kämpingu taolist. Nii, sa tahad viia 12 tükki, sa pead 12 rekkat viima. 12 rekkat pead viima. Ei, ühe rekkaga. Ja point on selles, kui sa viid nad ühe rekkaga sinna ära, paned 12 tükki kokku, talvele sul neid vaja ei ole. Eks? Nad jäävad sul sinna mädanema. Ja need, mis sina pakud, need sa paned kokku ära, paned sisuliselt on niimoodi, et ühe selle soojaku sisse mahub 4 soojakut, kui sa lahti võtad. Et sa paned nagu ühe paika ja siis 4 tükki on sees ja nad võivad sul talvel kuskil ära seista. Ja kevadel hakkad uuesti pihta. Nad ei mädane sul selle vihma, selle märja käes. Keegi seal ju ei ole, keegi seal ju ei kütta on ja siis ta niimoodi mädaneb see puit seal. Noh, võtab siis nagu seda oma vastikut vormi on. Hakkab seal nagu keerama ennast. Et ta on hästi mobiilne, ta peab olema hästi mobiilne. Seal on teatud tingimused, mis peavad olema konkreetselt täidetud. Ja mul on kujutus olemas et ma näitaksin nagu joonised, eks. Me pärast nagu koos vaatame, selle saate jooksul nagu vaatame need joonised üle. Aga teeme siis niimoodi. Ma näitan need joonised ette. Okei? Jah, teeme niimoodi. Need joonised tehti meile valmis Venemaal. Meil on seal Venemaal nagu tuttavaid ja ise alguses mõtlesime, et hakkaks üldse nagu Venemaalt neid tellima, sest Venemaal on see materjal palju odavam nagu, eks. Aga need tutvused osutusid natukene liiga kaugel ja alustasime siis tegelikult nendega üldse sellest, et nad teevad meile vähemalt siis paberi peal 2D joonised valmiseks. No mis siin on? Et see nii-öelda soojakelamu peab välja nägema niimoodi, nii nagu ta siin esimese pildi peal on. Ja ta on täiesti nagu selles suhtes tundub nagu täiesti tavaline, eks, et midagi erilist nagu ei ole, aken uks ja pluss veel voodrilaud ja nii edasi. Aga nagu ütlesin, et selle video pealt saab kätte ainult selle mõtte, et siin on nagu palju asju nagu valesti, mis nad siin jooniste peal tegid. Ei anna nagu päris hästi meie mõtted edasi. No, siin on erinevates profiilides on need pildid, eks. Et see põhiline mõte, mis siit välja koorub, on selle pildi peal. Et me vaatame nüüd niimoodi, et kõik need 3 pulka, ehk siis üks moodul koosneb siis 3 pulgast nagu, et üks keskmine, mis hoiab üks tala, eks, ja 2 äärmest ja niimoodi nad peavad üksteise vahel nagu omavahel nagu kokku käima. Et siin edasi, mis me siin näeme, üks asi oli see, et see katus, et siin on ta nagu tehtud katus kohe nurga all. Meie seda ei taha, sellepärast, et kui me teeme katuse nurga all, siis neid mooduleid, erinevaid mooduleid tekib palju. Ja täpselt nagu siin joonise pealt edaspidi ongi näha, et nagu see joonis siin on, et katus on nurga all, eks, ja see katus nurga all on juba see paha, et me ei saa siis nagu neid üksteise peale panna nagu, et kuidas sa paned nurga all olevale katusele nagu neid üksteise peale, et palju keerulisem on seda raami sinna ümber teha, palju lihtsam on teha siis eraldi kalde all katust, eks.
niimoodi, mis me siin näeme? Ja siin me näeme põrandamoodulit, et tüüp 1, eks, siis on põrandamoodul tüüp 2, eks, põrandamoodul tüüp 3, eks nad on kõik natukene erinevad, aga meie seda ei taha, me tahame, et kõik põrandamoodulid oleks ühesugused, kõik seinamoodulid oleks ühesugused ja kõik laemoodulid oleks ühesugused. nii, mis siin edasi on? siin me näeme siis seinamoodulit, tüüp 1, et see on nüüd see, tuleb välja, et see on siis see madalam osa, nurgal oleva madalam osa. Ja see on siis seinamooduli tüüp 2, eelmine oli siis tüüp 1, eks, tüüp 3 ja nüüd hakkab siis tulema tüüp 4 selline nurga all, eks, tüüp 5 ka nurga all. Et nii palju neid keerulisi asju ei ole vaja nagu selles suhtes, et noh, ta iseenesest nagu ei ole keeruline, aga ta peab olema kokkupanemisel niivõrd lihtne, et inimene ei pea nagu palju nuputama, et tal on mingisugune 150 detaili ja nüüd hakkab neid detaile seal valima ja kokku panema, et tal on mingisugused paar detaili, need ta paneb kokku ja ta saab endale seda, mida ta tahab. Et ei tule kalde all seda katust, ehk siis need moodulid seal all on kõik ühesugused, et siin on mõeldud see, et katuse saab nurga all sellel viisil, et ühed moodulid on kõrgemad kui teised. Niimoodi. Mis meil siin veel on? No samamoodi aknamoodul, eks. Siis on need katusemoodulid ka samamoodi erinevatest tüüpidest, aga meie niimoodi ei taha. Aga siin on need kinnituskohad, siin samamoodi kinnituskohad, aga vot need kinnituskohad ei tohiks ka nüüd enam niimoodi olla, nii nagu siin selle projekti peal on, et nad peavad olema ikkagi hingedega, et siin on nagu ankrutega ja no neid ei tohiks nagu niimoodi näha olla. Nii nagu nad siin kavandatud on, nurgakinnitused, siis on see laekinnituseks ja nii edasi, üldiselt niimoodi. Läheme algusesse tagasi. Lähme algusesse tagasi. Jääme siin peal korraks veel seisma. Et kui see on 6 meetrit pikk, siis iga moodul peaks olema 1,20 meetrit. Ja nad peavad kõik olema ühekõrgused. Niimoodi, et sisuliselt tuleb siin 14 moodulit ja need kõik 14 moodulit peavad olema ühesugused. Et sellisel viisil peab meie see projekt nagu välja kujunema. Loodan, et nüüd said sellest aru. No nii, kuidas meeldis? Mulle väga meeldis. Ma arvan, et me peaksime alustama tegema normaalse joonise valmis. 3D joonise valmis, ja. Niimoodi oleks täpsem aru saada. Siis me saame aru, kuidas see kinnitab ja nii edasi. Ja nagu sa ütlesid, siis kui näiteks joonistad, ütlesid, et hingedega läheb. Peab täpselt joonistama. See joonis peab niivõrd täpselt olema, et kui sa teed, sa ei peaks mõtlema. See peaks nagu robot lihtsalt tegema. Aga mõtlema peab siis, kui joonistad. Siis kui joonistad, siis mõtled. Siis kui töötad, sa ei pea üldse mõtlema, sa pead rahulikult töötama. Kõik on töötatud juba. Mina pakun niimoodi, et nagu ma aru saan, oled sina käsi. Hakkame tegema tööd, et ma homme joonistan selle kõik tahvli peale. Ja pärast seda, kui sa näed seda kõiki, mis on tahvli peal, teed sa selle 3D mudeli, kuidas sa asjast aru said. Ja hakkame selleks edasi minema. Ongi kõik. Kokku lepitud. Davai. Okei. Mina olen juba nii-öelda töövormis, et iga päev on kuskil jooksmist, klaasi viimist ja niimoodi, et praegu õhtul olengi juba töövormis kogu aeg. Et praegu ongi tükk elu. Aga selge, super, väga hea. Hakkame tööd tegema. Ma homme teen siis selle tahvli peale ära ja läheb edasi. Okei, super.